kui nüüd see aasta kokku võtta 3 märksõnaga, siis need oleksid üleujutused, sajandipikkune ja üllatus tavapärane. Ehk siis, kui meil aasta ringi jõgede hüdrograafid käisid üles-alla nagu Ameerika mäed, siis sajandipikkuse hüdroloogilise andmestiku taustal oli see aasta kokkuvõttes suhteliselt keskpärane ehk siis tavaline. Aasta algas korraliku pakasega, mis kestis terve nädala ja põhjustas mitmel pool üle Eesti jää- ja lobjaka ummistusest järske veetaseme tõuse. 7. jaanuari hommikul sain kõne Päästeameti kolleegilt, kes küsis, mis teil seal Pirita jões toimub, sest Loo külas oli ööga juhtunud korralik üleujutus. Loomulikult ma lendasin ise sinna kohale ja pilt, mis avanes, oli tõepoolest see, et vesi oli siis üleujutanud luhad, üleujutusohus olid 3 elamut, vesi oli hoovides, Päästeamet pumpas vett siis hoovidest kraavi tagasi, toimetas liivakottidega ja oli selge, et tegemist on siis päris üleujutusega, vesi oli seal, kus seda kunagi varem pole olnud. Kevadine suurvesi on aasta kõige olulisem, oodatuim ja mastaapseim hüdroloogiline sündmus. Oleme tähele pannud, et viimastel aastatel on see juhtunud heitlikumaks muutunud talvede tõttu mitmes jaos, natuke veebruaris, natuke märtsis ja natuke aprillis ka. Eelmine aastagi läks nii, et kevadine suurvesi oli põhiliselt ära siis veebruarikuus ja mitmetes jaamades isegi ületati veebruarikuu pikaajalised maksimaalsed veetasemed ja vooluhulgad. Küll aga üksikutest rekorditest olulisem on see, kui sellised muutused muutuvad püsivaks. Juuli lõpus üle Eesti liikunud intensiivsed vihmasajud tõstsid jõgede veetasemeid igal pool üle Eesti ja augusti alguses jätkusid need vihmasajud, mis niigi kõrgele tõusnud veetasemeid veelgi kergitasid. Asi päädis siis sellega, et Roosisaare jaamast Amula järves tõusis veetase kriitilise piirini ja isiklikult olin sunnitud jälle võtma telefonitoru ja helistama Võru linna, ütlemaks, et neid ähvardab üleujutuse oht. Keskkonnaagentuur väljastas loomulikult ka esimese taseme üleujutusohu hoiatuse. Õnneks seekord Tamula vanake liiga kurjaks ei läinud ja üleujutus piirdus ainult järve siis kaldaalade ja promenaadiga, samuti olid mänguväljakud üle ujutatud, aga elamud seekord siis suuremat kahju ei saanud. Märgiline võiks selle kohta öelda. Eelmine aasta tunnustas Maailma Meteoroloogia Organisatsioon Oore ja Vasknarva hüdromeetria jaamasid sajandi jaama nimetusega ja septembris kruvisime siis Oore jaamale siin Pärnu jõel ka selle olulise tunnusplaadi jaama seina külge. Eelmisel aastal tulime välja mitme uuendusega meie avalikes teenustes. Aasta algas üleujutuste projektiga, mis kestab 2029. aastani ja mille eesmärk on läbi uute hoiatussüsteemide ennetada ja leevendada üleujutustes tingitud kahjusid. Veebruaris sai meil valmis siis satelliitseirepõhine üleujutuste kaardirakendus. Siin on operatiivne ja statistiline teenus, mis aitab tulevikus siis vältida planeerimist aladele, kus võivad tekkida üleujutused. Aprillis saime valmis sellise valgalade kaardi, kus siis värvidega on võimalik näha, kas vett on ajaloolisest keskmisest hetkel rohkem või vähem meil valgaladel. See on see nii-öelda siis veeressursi kaart. Läbi EST-modeli saime uued operatiivsete veetasemete graafikud ilmateenistus.ee veebilehele ja suvel avasime oma hüdroloogilise seire andmestikud läbi keskkonnaportaali.